mina olen Helen ja kas sa tead, kus me oleme? Pigem vist ei tea, aga ma võin sulle öelda, et kohe me suundume Anne noortekeskuse hoovi. See on siin samas ja kui sa juba natukene siit kaugelt näed, siis see hoov on üpris tühi ja selline veits mõttetu. Ja seda just sellepärast, et seda ei ole 52 aastat mitte kuidagi ilusamaks tehtud. Lihtsalt üks tühi hoov. Ja sellepärast, et see aed on nii igav ja mõttetu, oleme me otsustanud Tartu Noorsootöökeskusega ja just nimelt Anne noortekeskuse juhataja Margitiga, et teeme ühe projekti siia ja esitame selle kaasavasse eelarvesse. Siia samma tahame me katusega terrassi. Lihtsalt, et õppida, noorteka tegevusi siin samas teha õues, töötada õues ja nautida ilma. Samuti ka teha aastaringselt kontserdid, sest miks mitte teha ühte ilusat kontsertit siin samas Anne noortekeskuse hoovis. Kui sa tead, kus me oleme, ehk siis Anne noortekeskuse hoovis, siis sa ka äkki mäletad, et lastekaitsepäeval oli meil siin samas puude all üks madal seikluspargi rada ja ka slackline'id. Neid samu slackline me tahame ka siia samma, sest me ka vinge on ju nende peal hüpata, kõndida ja oma tasakaalu harjutada või ei? Ja siia puude alla me tahaksime nii väga ühte mitmest lauakest koos pinkidega, kus saab niisama õppida, chillida, ilma nautida, sõpradega kaarte mängida ja kõike muud teha. Ma tegelikult võib-olla oskaksin isegi tõuksiga sõita, kui meil oleks siin kas või üks väike minirämp. Ja selle sama projektiga, millega me tahame kõiki teisi asju siia, me tahame ka minirämpi, mis on 6 meetrit pikkune. Jah, ma tean, et Tartus on nii mõnigi teine skate, rämp, väiksed elemendid linna peal laiali, aga miks see just eriline on? Sellel on katus pea kohal. 1. kuni 7. oktoobrini saad sa hääletada just selle sama projekti heaks. Kus seda teha? Link on meie descriptionites, kirjelduses, kus iganes. Ja see suunab sind Tartu Noorsootöökeskuse kodulehele, kus sa saad täpsema info, kuidas ja mismoodi ning kus hääletada. Jätta ka see meelde, et meie projekti number on 19.